tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Tänane teema on meil, mida ta just praegu teist mõtleb. Kellel on siis juba olemas inimene, partner või lihtsalt niisugune väga hea tuttav, et mõelge tema peale. Mõelge ka enda peale natukene. Nii, et mida tema teist praegu mõtleb? Vaatame, mida ta praegu teist mõtleb. Talle teeb mingi teema teiega seoses haiget. Tal on niisugune tunne, et ta ei suuda enam seda piina ta ei suuda vastu enam pidada. Sest teie olete tema jaoks täiesti mingi uus võimalus ja ta tahaks selle suhte või selle olukorra suhtes haarata ohjad enda kätte. Tahaks kindlasti kiiresti teiega kokku saada. Mida ta just praegu teist mõtleb? Ta on praegu tasakaalust väljas. Tal on hästi halb olla ja ta ei tunne ennast üldse armastatuna. Ta väidab küll, et ma ei jälgi sind, et ma ei nuhi sinu järele, aga samas ta saab aru, et see ei ole tõde. Seepärast, et te olete tema jaoks täht, kelle poole ta kogu aeg vaatab ja unistab. Nii et see, kui ta ütleb, et ma jälgi teid, mõnes mõttes on see õige, aga mõnes mõttes on see vale. Et talle tegelikult ei meeldi teie järgi nuhkida, ta ei taha seda. Aga ta unistab teist ja arvab, et see praegu olukord on, et see on ebaõige. Mida praegu see mees teist mõtleb? Ta ei ole samas ka üldse kindel, et kas see ikkagi on õige otsus. Et äkki ma teen vale otsuse. Äkki ma teen selle otsuse liiga kergekäeliselt. Temas vahest haaravad kahtlused. Algul mõtleb positiivsed ja siis hakkab iseendas kahtlema. Ei, mul ei ole piisavalt raha, mul ei ole piisavalt ressursse. Et ei, see ei ole ikka üldse õige meievaheline läbisaamine, et meist küll paari ei saa. Läheb kohe teise äärmusesse. Kui inimene on ebastabiilne, nagu siin välja tuli, siis on ilmselgelt, et kord on must, siis on valge, siis on must, siis on valge. Nii, mida praegu see mees teist mõtleb? Just praegu. Samas ta ütleb, et teie olete tema lotovõit, aga ta ei taha oma energiat tühja raisata mingite oletuste peale, et millal me saame kokku või kus me kokku saame või kuidas me kokku saame nii järgmine kord. Ta ei taha aega selle peale raisata. Ta lihtsalt samas naudib seda, et oht on mul olemas, et küll on äge, on ju. Räägin, et hea ja halb, hea ja halb. Tal emotsioonid praegu täiesti kõiguvad teiega seoses. Te lähete talle nii palju korda, et ta ei suuda endas üldse hoida stabiilsust. Nii, mida ta praegu teist mõtleb? Nii, see on siis müntide karikas. See karikate rüütel tagurpidi. Mida ta mõtleb teist? Ta mõtleb, et ta ei suuda armastada sellist naist nagu teie, sihuke tundmatu, ilus, müstiline,
et, et teie küll ei ole tema jaoks, et teie küll ei saa olla tema maailm. tal on nii palju hirme. Äkki te ikkagi ei armasta teda. Äkki te juba, et ma olen äkki juba selle naise kaotanud. Et ma ju nagu armastasin teda, et äkki tal ei olegi minu vastu tundnud. Äkki mina ei tunne midagi tema vastu. Et tal on nagu ühest äärmusest teise. Tal on ühest äärmusest teise. Tal ei olegi sihukest stabiilset olemist praegu tänu teiele. Ta ise ka ei tea, mida ta hetkel tunneb või mida ta mõtleb. Kord ta mõtleb nii ja siis ta juba sekundiga hakata hoopis teistmoodi niimoodi mõtlema. Aga missugused plaanid on sellel mehel teie suhtes? Missugused plaanid on sellel mehel teie suhtes? Missugused plaanid on sellel mehel teie suhtes? Missugused plaanid on teie suhtes? No ta tahaks ikkagi võib-olla ilmselt teiega kokku saada, mingit ühist lahendust leida, aga ta arvab, et äkki te olete nagu liiga kuri, et teile ei meeldi see ja teile võib-olla meeldi, et ta on teist kõvasti noorem. Tuleb, et kõvasti noorem, kohe teie vanusevahe on päris suur. Ma pakun 10 aastat äkki või, siin võib isegi mõnel rohkem olla. Et ma olen ju poisike tema kõrval ja naine nagu saab kurjaks, eks ole, et mis meie vahel ei saa mingit suhet olla, et vaata, sa oled nii noor, on ju. Aga ta ikkagi tahab nagu, ta tahaks nagu teed kokku, mis plaanid sul selle oma naise suhtes on, või noh, selle kallima suhtes. Ei taha energiat raisata, et ma tahan, et sünniks nagu kõik täiesti uuesti, et juhtuks midagi, mis võtab mul selle valu ära. Et ma ei tunneks seda hingevalu, temast eemal olles, kuna ma ei tea, kas me hakkame kunagi koos elama või me ei hakka koos elama. Ma olen nagu tundmatus. Ja ma tahan juba, et sünniks midagi. Ma ei taha oma energiat tühja raisata selle peale. Aga ma tahan, et meie suhtes midagi uut juhtub. Mis plaanid teil on temaga? Näete, te ei taha sellest naisest sõltuda. Te ei näe temaga samas nagu uusi ideid, uusi suhteid ja arvate, et ei ole ikkagi piisavalt tema jaoks nagu varakas, rikas. No nii, püsi nüüd paigal. No ei taha püsida. Näete. Okei, tema kohe nagu toob välja selle, mul ei ole nii palju raha, et muidu on ju müntide 9 on rikkus, kõik on olemas, on ju. Aga temal ei ole mitte midagi, tema on vaene. Kes seda vaest meest ikka tahab, on ju. Ma ei ole mingisugune imperaator ka, on ju. Et kes see sihukest imperaatorit tahab, kelle pole raha, on ju. Aga kas sa võtad lõpuks oma julguse kokku ja lepid siis selle naisega kokkusaamise kokku? No ta nagu tahaks seda tõesti. Et lepiks kohe kokku, saaks kuskil mõnusalt aega veeta, et siis on meil nagu need... siis me ei ole nagu neid piire, siis me ei ole nii raske olla. Siis me saame ennast palju vabamalt tunda, et me peame kuskile minema, mis ei ole nagu kummagi kodu. Et lähme täiesti suksele neutraalsele pinnale, kas on hotell või loodus kuskil. Et siis ei ole meil neid piire, siis meil ei ole nii raske nagu üksteisega suhelda. Tema arvab niimoodi. Ta tahaks küll ja seda aega teiega kokku lepida, teiega päriselt kokku saada. Aga kas teie oleksite nõus selle mehega kokku saama, kui ta selle ettepaneku teile teeb? Ühtepidi te olete rõõmus, aga teisipidi te ütlete, et no ma ei ole enam nii ilus, võib-olla ma ei ole enam nii noor.
ja mine tead, äkki ma saan sellest suhtest haiget, äkki ta petab mind või äkki ma armun temasse nii ära ja pärast mul on nagu nii saan haiget. Vot sellised mingid muremõtted on teil. Tegelikult te olete väga rõõmus, aga ma räägin, siis kohe see must murepilv tuleb kohe tagantjärgi. Oi ei, ma ei ole ikka see ja ma ei kõlba ja mis seal kõik iganes on, tulevad sellised. Te olete mõnes mõttes selle mehega sarnane, et teil mõlemal puudub nagu usk enesesse ja noh, te arvate, et noh, mis mina, eks ole, et ma ikka ei kõlba. Et see mees arvab niimoodi enda suhtes ja teie arvate samamoodi ka nagu enda suhtes, mis siis, et nagu noh, olukord on erinevad, aga teie mõttelaad on selle mehega suhteliselt sarnane. Ja võib-olla see on üks põhjus, miks teid just kokku tuuakse, et te mõlemad hakkaksite iseennast väärtustama. Et ei tee ennast teise silmis maha. No vot, kui mul ei olegi nii palju raha, aga selle eest mul on ilus süda, soe hing, eks ole, on ju, noh. Et ma saan aru küll, miks te nüüd kokku tuuakse ja et te peate mõlemad hakkama üksteist väärtustama, nii iseennast kui ka üksteist väärtustama. Ma arvan, selles ongi asi. Kas kõrgemate jõudude poolt on see juba nagu ette määratud, et te peate nagu, noh, et te peate nagu kokku saama? Kas kõrgemad poolt on see ära määratud juba? Surm tagurpidi. Kas see on juba kõrgem poolt ette määratud? Tahetakse küll, et senise tsükkel ei saa ära lõppeda, kuni teid viiakse uuesti niimoodi salaja vaikselt kokku, justkui juhuslikult, et te siis võtaksite, paneksite pead kokku ja oleksite targad ja teeksite koos tarku otsuseid, annaksite üksteisele neid vaimseid, igasuguseid, noh, ka muid teadmisi edasi, et teist saaks koos niisugune tugev pere või niisugune tugev suhe. Et jaa, see peabki tegelikult niimoodi minema. Jah, natukene kavalad, kuna see on niisugune vargakaart. Eks natuke sinka-vonka on teid nagu justkui noh, niimoodi kokku viidud, et te nagu aru ei saaks, et see on kõrgemalt poolt niimoodi tehtud. Justkui noh, kogemata on ju. Ei, see ei ole kogemata. Sest siin on tsükkel lõpetamata, surm on teisipidi, tagurpidisi, tähendab, tsükkel ei ole saanud lõpetada. Ja noh, oleks hea, kui saaks nüüd ära lõpetada, kui te nüüd õpiksite ja pööraksite oma mõttemaailma ümber. Täpselt nii, nagu ma just ennist rääkisin. Ja nüüd ma saan aru, miks te peate kokku saama ja veel parem, kui te hakkate koos elama, sest te hakkate üksteist õpetama. Et see on tegelikult väga vahva. Nii, mida tahavad kõrgemad jõud edasi öelda teile? Noh, selle meesterahva puhul. Mida tahavad kõrgemad jõud teile edasi öelda selle meesterahva puhul? Nii, ja mida tahavad kõrgemad jõud edasi öelda sellele mehele ehk teie suhtes siis? Mida sellele mehele tahavad kõrgemad jõud edasi öelda teie suhtes? Et teie ei tõmbuks endasse, et te veel rohkem ei sulguks ja temale, et ta ei hakkaks teiega kaklema ja võitlema. Sest siin on nagu kaklemise kaart, et minu sõna peab alati peale jääma. Minul on alati õigus, et mees ei tohiks hakata teiega võitlema või noh, sõnasõda pidama, on ju. Ja teie ei tohiks noh, endasse tõmbuda, et niigi te olete mingis mõttes hästi eraklik. Ja et kui see mees ka veel tuleb, et siis teil võib-olla on hirmud on nii suured hirmusilmad, et te tahate veel rohkem nagu plokki tõmbuda ära noh, iseendasse, et seda nagu nad näevad ette ja nad ei taha, et te seda nagu teete üksteise suhtes, jah. Aga kuidas kokkuvõttes, kas see mees ja naine sobivad kokku? Siin on praegu ei ole tasakaalu, ütleb. Kas need mees ja naine sobivad? Siin ei ole tasakaalu. Aga kui nad hakkavad koos, kui paar tööd tegema, siis võib sealt noh, vaikselt juba hakata, et siin on kodu ka, et siin vaikselt juba hakkate arenema, läheb aega tasakesi. Aga kui te armastusega seda asja ajate, kogu seda pere ja kõik õppimist, et siis te pärast ei pea enam kahtlema.
tagurpidi, vaata, otsus on juba tehtud, valik on tehtud. Et enam ei kõhelda valikutes, et siis juba tehakse julgelt nagu valik, et jaa, te sobite tegud kokku, nagu ma ütlesingi, et te hakkate üksteise pealt igasugu asju õppima ja saate aja jooksul järjest targemaks. Vot selline oli siis tänane ladumine. Aitäh teile, kellele meeldis, pange like. Kes soovib, võib kommenteerida. Uued tulijad, vajutage telli nuppu ja musta kellukest. Siis tuleb teile kohe teavitus, kui uus video on mul üles laaditud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.